Te palusite, et ma räägiksin sellest, kuidas meil laadad tekkisid. Ja nad tekkisid tegelikult tungival vajadusel, sest me olime väga vaesed, olukord oli väga kehv. Õde Meeri tuli meile appi Helsingist, Helsingi inglise kooli oli ta aidanud teha ja seda juhtinud ja teinud inglise keele programmi. Aga ta kohtas seda siin niisugust vaesust koolis, kus ka õpetajatel polnud vahendeid, ruumid olid äärmiselt kehvad. Ta ise õpetas klassis, kus kohal oli muldpõrand ja ühekordne kipssein eraldas teist klassi ja see klass, kus tema õpetas, oli läbikäidav. Ja oli ka moment, kus meil tekkis küsimus, kuidas õpilased sööklas söövad, pole ju toole ja me pidime vastama, et aga ajalooliselt on alati lapsed söönud püstijälulaua ääres. Aga õde Meeri ja tegelikult meie abistajad, seal oli ühing Soomes, otsisid erinevaid lahendusi, kuidas meid aidata. Üks neist oli see laatade viis, et ka kõige vaesemad inimesed saavad ise ennast aidata. Ühed midagi oma vabast tahtest valmistades, teised oma vabatahtest ostes ja niimoodi omavahel suheldes ja tegelikult ka kokku kasvades saab ikkagi luua seda olukorda, kus me oma ühismeele ja ühistöö kaudu loome keskkonda oma lastele. Aga muidugi ei olnud ainult laadad need, mille kaudu me ehitasime, et praegult me käisime inglise kooli juubelil ja siis meenus see, kuidas me ühe õpetaja kaudu kuulsime, et Soomes lammutatakse üks kool, kuna seal on hallitusega tegemist. Ja et koolimööbel seal jääb üle. Ja me saime siis rentida 30-meetrise niukse, ma ei tea, mis on kaubik või mingi niukse furgooni, minna üle Soome ja koos vanemate ja õpetajatega laadida siis seda koolimaja tühjaks. Tahvlite, pinkide, laudade, ma kardan, et isegi WC-pott mõni tuli sealt, mis sai lahti võetud, et seda siin koolis kasutada. Ja ma tean, et ka söökla me seadsime sisse nii, et meil oli nimekiri kausid, kraanid, värvid, mida on vaja selleks, igaüks vaatas, mida ta saab muretseda ja nii see omal ajal valmis ehitatud sai. VHK-ga on praegult see, et ta on jõudnud heaoluriigi, Eesti riigi munitsipaalkooliks. Ta on finantseeritud päris hästi ja ehitusteks. Mitte, et seal nüüd kõik korras oleks, kindlasti on seal väga palju vaja teha, aga linn toetab väga tugevalt ja leiab raha, on ka Ugasroosikesel edasi mindud, on vahetatud põrandeid ja kindlasti selline viis praegult, kui VHK vanematele ütled, sõidame Soome ja kolime tühjaks ühe koolimaja, see praegult vist ei töötaks. Aga erakoolide puhul on see teatud mõttes siiani aktuaalne. Sest kuna me oleme siiski orienteeritud sellele, et oma igat last aidata, siis meie riigi poolt ja ka õppemaksuna saadud vahendid kuluvad kõik praktiliselt õppeks. Me diferentseerime õpet, anname täiendavaid tunde, võimaldame andekamatel lastegruppidel mingis aines eraldi töötada, teistel on jälle teises aines andekamad rühmad, mõned lapsed vajavad tuge ühel või teisel põhjusel ja see loob pedagoogilise reaalsuse, kus need lapsed saavad päris hästi õppida. Aga see tähendab seda, et meil täiendavaid ressursse nagu ehitusteks või ka ruumide olukorra uuesti parandamiseks eriti ei ole. Laatade ja vanemate abiga oleme me tegelikult saanud viimastel aastatel majad niimoodi korda, et nad on päris kenad ja meil on vahetatud ka koolimööbel niimoodi, et see toimib. Muidugi saab alati mõne tahvli juurde muretseda ja saab paremaks teha, aga tegelikult see keskkond, kus me lapsed saavad õppida, nüüd ka on korvpalliväljaks ja nees ka, on tegelikult täiesti hea, suures mahus. Tulevikuks edasi minnes ei ole see rahuldav. Klassiruume jääb puudu ja tegelikult me peame ka renoveerima, näiteks välja ehitama Vene 31 keldri, ventilatsioonisüsteemi. Need on kõik need asjad, mida me peame ise tegema, mida keegi meie eest ei tule tegema. Kas ajalooliselt ongi laatade tulu läinud enamasti majade
just, ta on läinud, sellest on ostetud mööbel, tehtud remondid. Muidugi alati on see kombineerunud, on osa vanemad, kes on tulnud siis appi veel ka remontima, et see nüüd nii kallid ei oleks. Aga ta on ikkagi selleks, et me oleme koos ehitanud seda õppekeskkonda üles, kus meie lapsed õpivad. Nüüd sellel laadal on käinud läbi, et mõte taaselustada need fondid, mis on aastate jooksul loodud. Et võib-olla tutvustaksid paari sõnaga, mis fondid need on? No kõige pikemalt on töötanud meil nii-öelda õpilaste abistamise fond. Nagu kõik te vanematena teate, on kõikidel vanematel olnud võimalus valida natuke suurem õppemaks, mis on andnud võimaluse mõnedel peredel jälle, kellel on keeruline olukord või palju lapsi peres, saada soodsamat õppemaksu. Ja tegelikult on sinna veel lisaks annetatud, nii et igal aastal on selgunud, et elus on tekkinud väga keeruline olukord mõnel lapsel. Kas vanem on surnud või on ta mingil teisel viisil jäänud tuge vajavaks. Nii et on võimalik anda stipendiume, millega laps elementaarse söögiraha või muusikakooli õppe, on ka neid, kes on muusikakooli õppemaksu tasuvad, et on saanud sellega toime. Peale selle oleme tahtnud käivitada niisugust fondi, mis valiks kas aasta õpilase, mõne niisuguse õpilase, kes on teisi palju aidanud ja ise väga hästi õppinud või mingis erialas väga tugevalt, aga see ei ole meil siiamaani õnnestunud. Ja kolmandaks tegelikult siis, kui ma nagu lahkusin VHK direktori kohalt, minu kolleegid panid aluse ühele fondile, millele nad arvasid, et ma võiksin ise leida rakenduse. Ja mina arvan, et see peaks olema suunatud meie niisuguse pedagoogilise pädevuse, vanemate osaluse, uute koolide või vanemate loodud koolide toetamiseks ja uute projektide jaoks nendes koolidest nii, et nad saaksid hästi toimida ja edasi minna. Aga see on ka praegult ainult mõttenõus, et siin sellega peab veel tööd tegema nende fondidega. Sa mainisid paari asja, mis oleksid järgmised tööd, mida sa näed siin nende majade juures. Aga millele praegu oleks vaja seda laadaraha kasutada? Praegult Vene 16 majas ehitustööde eest, et see õpilastel paremaks muutuks, seisab väga tugevalt meie Peeter Pauli kogudus, otsides selleks tuge väljaspoolt välismaalt. Vene 31 peame me oma kogukonnaga edasi liikuma. Me tegime selle remondi, mis selle maja katusse vahetas ja tuulvärgi üles ehitas ja keskkütte vahetas krooni ajal, siis kui peaaegu mingisuguseid materjale polnud ja kelder jäi välja ehitamata. See on niisugune olukord, mis vajab uuesti sanitaarsemaks viimist ja ka ventilatsioonisüsteem, sest selles majas on olemas tegelikult lõõrid, mida saaks kasutada, et lapsed saaksid keskkonna, kus kohal värske õhk ja nad saaksid paremini õppida. Et selle ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine, parendused, mis on praegult vajaksid tegemist, et kelder saaks kasutusele. Tegelikult, kui me hakkame praegu vaatama, siis meil ikkagi, me saame õppida päris hästi võrreldes varasemaga. Aga näiteks siin Vene 16 on ka üks klassiruum puudu. See üks klassiruum on liiga väike, et meil saaks õppida 18 õpilast, et me peame kuidagi ikkagi ka oma ruumiprogrammiga edasi minema. Aga kuigi meil on saavutatud momendiks selline tase, mida me võime lugeda rahuldavaks, aga kedagi ei rahulda, kõik tahavad, et oleks hästi.